Mis üritus siin toimus? 20 aastat tagasi, 2002 algas esimene võrkpallivõistlus koguduste vahel. Ja nüüd on ta 20 aastat kestnud, 2007 ja vahele. 20 aastat ja tänavu aasta oli siis 10 võistkonda, kui alguses oli ainult EKP Liidu kogudused. Nüüd tänaseks oleme jõudnud nii, et on vähemalt 3 või 4 konfessiooni kogudused siin ja 10 toredat võistkonda, kes siis võistlesid täna rentkarikale. Alar, ma küsin sinu käest, et ma näen alati sina paned neid piire siin paika ja kuidas sa rahule jääd? Mis siin toimus? Mina jään väga rahule igal juhul, et minu meelest on kõik hästi. Piirid said korda, sai uued piirid tänavu muretsetud, et selles mõttes tipp-top. 10 võistkond on olnud nüüd 3 aastal, tänavu aasta on siis kolmandat korda, kõige rohkem on 12 olnud ja siin meil oli isegi 3 väljakut. Nii et meil on siin arengupaad küll. On võimalus niiviisi, et ka Anija valla koolide või noorte võistkonnad ka tulevad, aga vaatab, kuidas see asi areneb. Võistkonnad koosnevad alati kas oma sõpradest või oma kogukonna liikmetest või hea tavan, et mingit sisseostmist nagu ei oleks. Väga mõnus oli mängida täna, ilm oli super, tiim oli tubli, vastased olid täpselt meile parajad seekord. Et väga võidukas ja väga tore päev on olnud. Kuidas kommenteerite üritust? Üritus on tore, erinevad, ütleme, taseme vahe tegelikult ei ole nii suur, kui võiks eeldada, et on, et kui siin üks võistkond suudis 3 mängides lausa hõbedale mängida ennast teisele kohale, siis ütleme niimoodi, et need noored poisid, noored jaksasid, aga tegelikult tase ei ole siin selline, et võiks nagu peljata seda. Tase on hea ja tore ja sobib siia nii-öelda külaplatsile laupäeva veetma. Kui kaugele karika viite? Ikka Eesti teise otsa, Kanepisse, et siit on päris jupp maad sinna minna, et päris nüüd täna kohe vii, aga kohe vasti, kui sinna lähme, siis saame ära viia. Ilusti kogudusse panna ta riiuli peale ja teised saavad ka meie võidust rõõmu tunda. Mis teid siia toob taas ja taas? Selline sõbralik suhtumine ja hästi selline üksteist toetav, et ei ole sellist tunnet, et kui midagi teed halvasti, et siis keegi ütleb halvasti või niimoodi, et see atmosfäär on alati olnud hästi tore. Et enamus on siin kristlased, kes käivad ja siis, keda tead juba erinevatest kogudustest, aga igapäevaselt nii kokku ei satu, et siis on jälle tore kohtumiskoht ka.